Issand Jumal, sina oled öelnud, sest kus on 2 või 3 minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Armsad vennad ja õed Kristuses. Tere tulemast järjekorras 5. palve hommikusöögile. Täna keskendume heale ja kurjale, kuidas meie suhtumine jumalikku ellu, armastusse, aga ka inimlikesse puudujääkidesse, millest tulenevad kannatused, peegeldavad meie suhet Jumalaga. Issand, elav Jumal, täname sind elu eest, mida sa igale hingavale olendile oma armust kingid. Täname sind tõe eest, mis ei kõigu, valgustab meie südameid ja juhatab meid valguses käima. Täname sind armastuse eest, mis on kannatlik, pikameelne ja ei hääbu isegi seal, kus inimene on sind hüljanud. Issand, jää meie keskel oma püha vaimuga. Ava meie südamed, et võiksime kanda Kristuse vaimu, armastada elu, näha sind kõiges sinu loodus ning eristada head kurjast. Meie Isa palve. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen. Püha vaim pani mulle südamele. Kui kedagi armastad, rõõmustad tema elu üle. Kui kedagi vihkad, pahandad tema elu üle. Elu on aga Jumalast. Nii et kui kedagi vihkad, vihkad sa ka Jumalat, kes teisele käesolevat kogemust võimaldab. See on hea ja kurja tundmise üks selgemaid ja mustvalgemaid mõõdupuid. Ja see on just see, mida me praegu vajame, selgust. Me elame maailmas, kus kurja põhjendused muutuvad üha peenemalt salakavalamaks ning armastuseks nimetatav silmakirjalikumaks. Ent Jumala hea ja kurja tunnetus on täiuslik. Jumal ei valeta, valgus Isa juures ei ole muutust ega varjutuste varju. Elu armastav tarkus tuleb temalt. Tänaseks esimeseks kirjakohaks on Mattiuse 5, 38-48 osa Jeesuse mäejutlusest. Te olete kuulnud, et on öeldud, silm silma ja hammas hamba vastu. Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette. Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki, jätta talle ka kuub. Ja kui keegi sunnib sind käima 1 miili, mine temaga 2. Anna sellele, kes sinult palub, ja ära pööra selga sellele, kes sinult tahab laenata. Te olete kuulnud, et on öeldud, armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevase Isa lasteks. Tema ju laseb päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate, eks tölneridki tee seda sama. Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis teete, eks paganatki tee seda sama. Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik. Teine kirjakoht on Pauluse esimesest kirjast Timoteosele peatükk 2, salmid 1-8. Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest,
et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses. See on hea ja meeldiv Jumala, meie päästja silmis, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele. Sest üks on Jumal, üks on ka vahemees Jumala ja inimeste vahel, inimene Jeesus Kristus, kes on iseenese loovutanud lunastushinnaks kõikide eest, tunnistusena selleks määratud ajal. Selle sõnumi kuulutajaks ja apostliks olema pandud. Ma räägin tõtt, ma ei valeta. Paganate õpetajaks usus ja tões. Ma tahan siis, et mehed igal pool palvetaksid, tõstes üles pühad käed ilma viha ja kahtlemiseta. Hea ja kurja tundmine ei tähenda pelgalt seaduse tundmist või sotsiaalsete normide järgimist. See tähendab, kas meie teadvus on joondunud jumalikku teadvusesse. Kas kuulame südametunnistus, isetus armastuses või peame tehtule ja tegemata jätmistele õigustust otsima? Kas rõõmustame selle üle, et keegi elab või pahandame selle üle? Kas meie õiglustunne toetab elu või õigustab surma? Kas õigustame tapmisi, olgu need Palestiinas, Iraanis, Ukrainas, abordikliinikutes või mõttetasandil meie sotsiaalses suhtluses? Ja kui me ei tunne ega kahetse kurja, oleme lahus Jumalast. Jumala ideaal on rahu ja meeleparandus. Isegi kui maailmas valitseb kurjus, kutsutakse meid esmajärjekorras olema eestpalvetajad ja rahutegijad, mitte kohtumõistjad. Jumal on meid hoiatanud ning Jumal on meile pakkunud pääsetee. Kui me peaksime ise kannatama sama, mida Palestiina rahvas praegu kogeb, siis ei saa me öelda, et me pole seda väärt. Kuni me ei paranda meelt, ei pääse me jumaliku loogika traagikast, tema õiglasest kohtumõistmisest. Patupalk on surm, aga issand ei taha hukatust. Ta tahab, et alanduksime meeleparanduses tema ette, paludes tema tahte sündimist. Palume kõigi eestpalvetajate eest, et Jumal hoiaks meie vaimu puhtana, sest eestpalve on suur vastutus. Palume Palestiina ja Iisraeli rahva eest, tunnistame iga võimukandja ja võimulolija vastutust genotsiidis, mis võinuks olla olemata, kui inimestel oleks täiuslik hea ja kurja tundmine nagu Jumalal. Palume Eesti rahva eest, et me ei muutuks tuimaks hea ees ega ükskõikseks ülekohtu ees. Palume kõigi inimeste eest, et meil oleks julgust armastada ka neid, kes meile haiget teevad. Püha isaks üürlane on öelnud, vaikuses kuuleb hing Jumala sosistust. Nüüd võtamegi vaikuse minutit.
Salm 34, salmid 13–23. Kes aga oled, kes hea meelega elaksid ja armastad elupäevi, et näha head põlve? Hoia oma keelt kurja eest. Hoia oma huuli pettust rääkimast. Hoidu kurjast ja tee head. Otsi rahu ja nõua seda taga. Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appi hüüdmise poole. Issanda pale on pahategijate vastu, et hävitada maa pealt nende mälestus. Õiged kisendavad ja issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest. Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt ja päästab need, kellel on rusutud vaim. Õiget tabab palju õnnetusi, aga issand tõmbab tema neist kõigist välja. Ta hoiab kõiki tema luid liikmeid, ükski neist ei murdu. Kurjus surma põela ja need, kes vihkavad õiget, mõistetakse süüdi. Issand lunastab oma sulaste hinge ja süüdi ei mõisteta ühtki, kes tema juures pelgupaika otsib. Issand Jumal, me täname sind, et sa oled meile andnud oma vaimu eristamaks head kurjast. Me täname sind, et sa ei jäta meid eksitusse, vaid sirutad oma käe, et tõmmata meid valguse ja tõe poole. Anna meile julgust tunnistada elu püha väärtust ka siis, kui maailm naerab ja tugevust palvetada ka nende eest, keda inimesed vihkavad. Puhasta meie süda, kinnita meie jalad rahutegijate rajal ja tee meid tundlikuks sinu häälele. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Aamen. Õnnistatud hingamispäeva.